Bonjour! Tere õhtust kõigile! Sooviksin teile täna rääkida Seeni jõest. Seeni jõgi on Pariisi elus väga tähtsal kohal. See ühendab erinevaid ajastuid, see ühendab inimesi, see ühendab kaldaid ja loomulikult on Pariisis sillad ja need sillad kannavad kõik erinevat nimetust, neil on kõigil oma ajalugu ja neid on 37. Kes meist ei oleks käinud Pariisis ja poleks teinud pilti sildadel? Me võime öelda, et Pariis see on Cité saar, Saint-Louis saar ja vasaku kalda Pariis ja parema kalda Pariis. See on väga tähtis, sellepärast et need kaks kallast on täielikult erinevad. Vasaku kalda Pariis on ülikoolide Pariis, see on see, kus kunagi Sorbonne, Robert de Sorbonne teeb Pariisi esimese ülikooli ja parema kalda Pariis on see, kus sünnivad pangad, rohkem kaubandust, rohkem luksushotelle ja rohkem äri, rohkem teatreid ja kõike seda te saate tänasel päeval hästi nautida tänu sellele, et on sillad, mis viivad meid ühelt kaldalt teisele. Ma sooviksin rääkida teile sellest, kuidas Pariisis üldse kõigepealt sillad loodi. Ehk et kõigepealt olid majadega sillad, ehk siis inimesed absoluutselt ise ei teadnudki, et nad lähevad üle silla, sellepärast et sillad olid täis pikitud ja täis ehitatud maju ja nad asusid vaiade peal. Ja need vaiad olid 6-meetriste vahedega ja kõik oli matemaatiliselt välja arvutatud selleks, et need sillad kokku ei kukuks. Kuid tihtipeale oli vesi kõrge või olid tulekahjud ja seetõttu juhtus tihti nii, et sildadel olevad majad lihtsalt põlesid ära või kukkusid näiteks jääminekuga kokku. Ja siis need inimesed, kes olid endale nendel sildadel elukoha leidnud, jäid peavarjuta. Pariisis oli väga kallis elada ja seetõttu sildadel elamine nendes mitmekorruselistes majades oli tunduvalt odavam. Ja kui ükskord Pommerii sillal kukkus kokku 2 maja, siis võeti vastu otsus, et nüüdsest ehitame ühe korraliku silla, mis ühendab vasakut ja paremat kallast otse, käies ainult korra nõksti ära Cité saarel. Ja võeti vastu otsus Henri III poolt, mis oli Katariina de Medici poeg, Henri III. Ja pärast esimese kivisillale asetanud, pärast seda hakkas ehitus. Nagu te näete, see oli ennenägematult pikk sild, seal oli 154 meetrit ühel pool ja 78 meetrit teisel pool ja kahjuks pärast seda, kui Henri III ära tapeti, kahjuks see silla ehitus jäi pooleli. Tuleb uus kuningas, kes on Henri IV ehk siis Navarra Henri. Teate ju küll, see oli see hea kuningas, kes ütles, et igal töötaval prantslasel peab olema pühapäeval vähemalt kanapotis. Ehk siis hea kuningas Henri IV, kes abiellus kõigepealt Marguerite de Valois'ga ja teist korda abiellus ta Maria de Mediciga Itaaliast. Ja see kuningas on ka praegusel hetkel uue silla peal, sellepärast et just tema oli see kuningas, kes 1607. aastal lõpetab selle silla ehituse. Ja kui te vaatate seda silda, siis te märkate, et ta ei ole absoluutselt selline nagu teised sillad, sest esimene asi, see oli sild, kus oli trotuaari kõige esimene kord üldse Pariisi ajaloos, et on trotuaarid. Teiseks, sild on kohutavalt lai, 20 meetrit. Kolmandaks, sillal töötavad kaubandusettevõtjad, ehk siis need, kes ostavad ja müüvad ja inimesed tulevad sillale jalutama, oma saapaid puhastama, tulevad hambaid välja tõmbama ja juukseid lõikama ja habet ajama, ehk siis sillal käimine oli tõeline sündmus. Sillalt võeti ka maksu ja inimesed, kes seal jalutasid, neil pidi olema ka kopsakas rahakott, et seal ringi jalutada. Piltidelt te võite näha, milline see välja nägi. Edasi tuleb selline hetk, kus pakutakse, et sillale võiks ehitada ju veepumbajaam ja veepumbajaam tagas Louvre'i valeesse, mis on sillast 100 meetri kaugusel, võib öelda umbes voolava vee. See oli tollel ajal juba väga suur uudis ja üllatus. Sild valmis ehitati, siis ei puudunud sealt maskkroonid, näokujulised grotesksed kaunistused
ja kõik nad on majadel tavaliselt erinevad, ehk kunstnikud saavad nende bareljeefsete nägudega väljendada oma fantaasiat. Ja loomulikult on kõik võimalikud kunstnikud püüdnud seda silda omakorda kaunistada. No näiteks, nagu te näete, on sillale lisandunud väga palju erinevaid lilli. Kui see sild ehitati, siis ta oli uus, esimene ilma majadeta sild. Inimesed tulid sellele sillale ja nägid esimest korda vaadet. Ehitatakse Pariisi näituse paviljonid, suurpalee ja väikepalee, ja Eiffeli torni äärde ehitatakse mitmeid paviljone, näitamaks maailmatasemel kunsti ja kultuuri. Ja üle kogu maailma tuleb kokku 52 miljonit inimest. See on ajal, kui Prantsusmaa elanikkond on 41 miljonit. Ja kõik need inimesed tulevad vaatama neid imeehitisi. Üks imeehitis oli loomulikult Aleksander III sild. Miks Aleksander III? Sellepärast, et selle silla nurgakivi paneb Nikolai II ehk Aleksander III poeg. Ja Aleksander III sild, see on väärikas sild, mis ühendab ja näitab Prantsuse-Vene sõprust. Ja siin te näete erinevaid elemente, Prantsusmaa allegooriaid ja Venemaa allegooriaid, ja selle silla peal te näete ühtlasi ka imelisi valgusteid, ja need valgustid on kõik Baccarat kristalli, originaalkristalliga ehitud. Selle silla all on ruum selleks, et korraldada üritusi, ja see sild on tänaseni kõige laiem sild Pariisis, 30 meetrit lai. See on omakorda paraatsild, sellepärast et kui ta ehitati, vaadati hästi hoolega, et ta ei oleks nii väga kõrge, sest ta ei tohiks ära varjata vaadet kuldsele kuplile, invaliidide kiriku kuplile, mille ehitas kunagi Louis XIV suurel sajandil, ja kus all on praegu Napoleon I hauakambel. Ja loomulikult ei tohiks ta olla väga madal, sellepärast et siis ei mahu laevad alt läbi sõitma. Nii et sillad on omakorda Pariisi üks võimalikest monumentidest. Sillad ühendavad inimesi, ühendavad kaldeid. Ärge unustage ära, et Pariisis on väga oluline, mis on vasakkallas ja mis on paremkallas. Prantsuse keeles on tegusõna penser ja tegusõna dépenser. Penser on mõtlema ja dépenser on kulutama. Ja tihtipeale öeldakse, et samal ajal kui vasakkallas mõtleb, paremkallas kulutab. Nii ongi. Vasakkallas on rohkem intellektuaalne kallas ja paremkallas on rohkem ärikallas. Nii et tere tulemast Pariisi ja kindlasti tehke palju ilusaid pilte Seeni jõe kohal asuvatel sildadel.